ka mina tahaks nagu hakatuseks öelda, et see Nõukogude ajast rääkimine, et meil on kohati kuulates neid nii kiitvaid kui kiruvaid lugusid, on selline tunne, et ka hästi või halvasti me seda aega ikkagi nagu teadvustame. Ja selles mõttes selline teaduspäev on kindlasti hästi tervitatav, et siin on mõtlemisainest küll. Et siis need 40-ndad, 50-ndad, ühtviisi siis Nõukogude võimu kehtestamise aeg, kindlustamise aeg, ma teen mõne sissepõike ka hilisemasse sulaaega, aga et kui nüüd niisugust rahva üldist arusaama, et mis siis 40. aastal toimuma hakkas, siis selle alguse kohta võiks öelda küll, et seal oli pigem niisugust, ei teatud, mida nagu oodata ja mind on alati hämmastanud, et isegi niisugune sõjajärgne aeg on kohati olnud veel küsimärkidega, aga 40-ndate lõpp, seal on juba siis tunda, et seda käekiri on nagu võimu käekiri on nagu rohkem selgemaks saanud. Aga mingist usaldusest ühiskonnas sel ajal rääkida oleks nüüd küll juba liiast. Ja ma jätkan tegelikult just nimelt selle suhete ja teemaga ja toon näited ja näidete rõhk on just sellel, et kuhu sellised inimeste vahelised kriitilised olukorrad välja võisid viia, ehk siis kuidas siis sellistele konfliktidele, kuidas neid on ka teadlikult õhutatud, eriti kui tuli kampaania kriitikast ja enesekriitikast. Aga mis siis see Nõukogude ajajärgule kindlasti hästi iseloomulik on ikkagi see kontrolli kehtestamine ja see Lenini poolt paika pandud kontseptsioon sotsialistliku kontrolli juurutamise kohta, et inimesed peavad olema allutatud ilmtingimata dikteeritud nõuetele ja normidele, aga olgu nüüd ära öeldud see, et ikkagi niisugusest inimfaktorist sõltuvatele vastuoludele, need vastuolud ühiskonnas jäid ikka lõpuni probleemseteks, et kõike ikkagi ei olnud võimalik kontrollida ja põhjani läbi minna. Aga mida selleks kontrolliks küll väga vaja oli eelkõige info, ja et millele see kontroll tugineda saab, on info kogumine ja teine selline, millega väga reeglipäraselt tegeldi, oli siis klassivõitluse õhutamine ja just 40-ndatel see esialgne võitlus kõige endise ja endiste inimeste vastu ja mida siis selleks vaja oli see kiirkorras vaenlaste tootmine, et kellest siis nüüd need Nõukogude vastased elemendid said, et kui nüüd vaadata seda infokogumist ja kontrolli kehtestamist et siis sellise poole aastaga suudeti ära kaardistada umbes 2% Eesti elanikkonnast. Ja seda infot, see 2%, see info saadi siis kokku arhiivitöö tulemusel. Et see on siis see pool Eesti arhiivinduses, mis on see kõige mustem plekk, mis meil arhiivimaastikul on. Ehk see on siis see kompra kogumine, sellega inimeste mõjutamine ja manipuleerimine. Ja mind on alati tegelikult hämmastanud see, et kuigi arreteerimised algasid 40-ndal kohe, siis rahvas sellest nagu, seda mainitakse just täpselt nendes mälestustes, kirjelduses suhteliselt haredalt, et millest räägitakse, on ikkagi, ja mis siis on need märgid, mida tajuti kõige paremini, natsionaliseerimine, eraomandi kaotamine 40 ja sõjajärgselt, elujärje halvenemine, defitsiit muidugi, aga murdepunkt oli ikkagi see 41. aasta küüditamine, et siis see lõi selle selguse, et vaenlasgrupid ei ole ainult siis need kõige rikkamad ja mittetöötav element, aga nende hulka võivad sattuda ka siis pereliikmed, keda siis ei saa öelda, et nad on mugava elu nautijad. Ja muidugi Saksa okupatsiooni aeg tootis suurel hulgal tuhandete kaupa uusi vaenlasi.
No mida selle kontrolli kohta veel öelda, et see ei saanud olla niisugune pisteline, vaid see pidi olema ikkagi niisugune pidev valvsus võimalike vaenlaste osas, et kes siis mida ütleb ja kes siis mida teeb ja seda valvsust tuli siis ilmutada mitte ainult teiste, vaid ka iseenda ja pereliikmete osas. Ja nüüd see niisugune koht, kus seda väga hästi andis seda kontrolli kasutada ja kasutati ka, olid siis töökollektiivid, kuna töökollektiivis oli neid mõjuvahendeid rohkem. Nii et järgnevalt ma võtangi siis nüüd ette sellised näited just sellega, et kuidas siis mõni sõna või pilk on olnud siis alguseks sellisele sündmuste ahelale, kus on lõpuks teda tagajärgi vaadates on täitsa võimatu juba aru saada, et kust mingi sündmus on alguse saanud. Ja üks selline, mis mul on kuidagi väga eredalt nagu meelde jäänud sellest kompra kogumisest ja kompra kasutamisest, on tegelikult otsapidi poliitilise politsei kaart 30ndatest aastatest, aga Eesti poliitilise politsei kartoteeke üks osas jõuti 40ndal ära hävitada, aga üks osa neist on siis liidetud ka üleliidulisse poliitvärvingute kartoteeki ja see info, mis seal kaardi peal kirjas on siis lühidalt edasi andes järgmine. Sõidavad kaks meest rongis ja üks ütleb teisele, et see mees on küll punane. No kust sa tead, et ta punane on? No ta peab punane olema, sest ta on juba oma maja punaseks värvinud. No vot, võtame naljana, aga selline kaart ja selline info, kui tahta, oli võimalik vägagi kurjasti ära kasutada. Ja tegelikult selle kinnituseks on nüüd ka järgmine näide, mis puudutab heliloojat ja Tallinna Konservatooriumi professorid Adolf Vedro juhtumit. Tema sai väga õnnetult surma 27. septembril 1944, see on täpselt kui rinne üle läks. Ja ta arreteeriti mõned päevad enne ühe talumehe kaebuse peale, mis selle kaebuse sisu oli. Vedro oli käinud maal inimesi pildistamas ja siis tulnud tema juurde üks mees, ja öelnud, et ta pildista mind ka. Ja selle peale Vedro ütles, et ei saa, vaat sinu lõusta minu aparaat ei võta. Mis sellele järgnes? Järgnes see, et esitati kaebus ja Vedro võeti kinni, Haapsalus hoiti kinni. Ta jõudis siis koju tagasi, läks sauna, kallas endale nii õnnetult kuuma vett peale, et suri põletushaavades. Aga see lugu ei lõppe siin kohal. 50. aastal võetakse sama juhtum üles. Käimas on siis teiste heliloojate koorijuhtide Vetiku Pätsi arreteerimise ettevalmistamine. Ja julgeolekusse kutsutakse tunnistusi andma Adolf Vedro lesk Alide. Ja tema ütlustest koorub siis välja, et tema abikaasa vallandamisega, see on siis nüüd Saksa okupatsiooni ajal, olid seotud ka mitmed kolleegid, sealhulgas ka Vetik ja Päts. Ja selles samas asjas süüdistati Vetikut juba Heliloojate Liidu koosolekul. Et see on nüüd näide sellest, kuidas üks siukene seik sellistel pöördelistel hetkedel, olgu siis kas võimuga kaasa mineku kontekstis või vastupidi sellest keeldumisel, võib saada või seda võidakse kasvatada konfliktiks ja ega siin on ka kuulujutte, kui selliseid väga osavalt ära kasutatud. Nüüd järgmine näide on natuke teisest kontekstist. Nimelt nüüd tulles ka otsapidi nende allikate juurde, aga see nüüd Eesti meeste sõjakogemuse uurimisega seonduvalt. Et mõtteks oli see, et fikseerida, kuivõrd teatud kogemused, mis on omandatud Esimeses maailmasõjas, Vabadussõjas, kas need kogemused on kandunud ka järgmistesse situatsioonidesse Teises maailmasõjas, sõjajärgses ajas.
Ja oluline oli siis leida meile selleks, et seda üldse hinnata mälestusi, mis oli siis kirja pandud 20. 30. aastatel ja siis hilisemast perioodist. No ütleme niimoodi, et selliseid näiteid on väga raske otsida ja leida, et oleks nagu erinevates perioodides sama isiku poolt kirja pandud, aga me leidsime ikkagi 4 meest ja proovisime siis nende puhul neid isikuomadusi tabada ja hinnata ja võrrelda nüüd siis juba julgeolekumaterjali ülekuulamisprotokollidega, et kas ja kuivõrd, kas nende protokollide pealt hakkab meile mingid isikuomadused ka kuidagipidi nagu nähtavale tulema ja kas sellel võiks olla ka mingit tuge kusagilt mujalt eelnevalt. Ja need isikuomadused, mis siis nende 4 mehe puhul me mälestuste põhjal tuvastasime, esimesel mehel oli väga hea organiseerimisvõimekus Esimese maailmasõja ajal. Teist meest iseloomustas selline kompromisside otsimine, läbirääkimistele kaldumine. Kolmandat hindasime kui meest, kes soovib olla kõigis situatsioonides üsna erapooletu ja proovib selliseid olukordi nagu ikkagi lahendada ja mõista. Ja 4. mees oli selline tugev protestimeelega mees, Alexander Hammer, ja temast nüüd see järgnev ka räägib. Tema oli siis 14. aastal liisupoiss, rindel oli suhteliselt lühikest aega, sai haavata, seega vasakust käest invaliid, vabadusaegne tegevus oli tal ka rohkem staabis, seda fakti ta muidugi nõukogude ajal vaikis targu ja väga õieti tegi, aga arreteeriti ta 50. aastal, aga kui nõukogude vastaselt meelestatud isik. Ja mis talle siis saatuslikuks sai, 49. aastal need samad rahvakohtuniku valimised ja nende kaasistujate kandidaatide ülesseadmine. Ja jõuame tagasi nendesse samadesse olukordadesse, mis Eiki juba eelpool kirjeldas. Naabripool, kes oli just 49. aasta jaanuaris kuulakuks kuulutatud, ja siis mehed istusid koos ja üheks kandidaadiks oli siis seatud ka üles naabrimehe poja peale kaevanud mees ja õhtu edenedes, mida otsustati, et kirjutatakse oma tuttavatele kirju, et need siis selle kandidaadi sealt nimekirjast maha võtaksid. Kus need kirjad tuvastati? Tallinna postkontoris, kui kirju sorteeriti, tsenseeriti ja seal siis selgitati välja, et sellistel kirjadel on suur nõukogude vastane sisu. Läks aega aasta, kui siis Alexander Hammer vahistati. Naabrimees oli selleks ajaks juba siis 49. aastal küüditatud. Küsimus, mis siis oli tema protestimeelest saanud? Ja peab ütlema, et oma esimesel ülekuulamisel on ta olnud, ma ütleks, et kohe julge. Sest ta ütleb, et jah, kirjutasin küll ja need kirjad on kirjutatud minu poliitilistest veendumustest lähtuvalt. Kohtuistungi lõpus on meil temalt siis tunnistust, jah, see kõik on toimunud viina mõjul, nõukogude võimu vastu ma ei ole töötanud, ma olen vana mees ja haige. Küsimus on, mis oli vahepeal juhtunud. Vahepeal oli juhtunud see, tegelikult on see niisugune näide isiksuse murdumisest, mis juhtus tema pojaga, kes oli sel ajal metsas, nii et selle uurimise käigus aasta aega see kestis, lasti poeg metsas maha ja arreteeriti ka tema tütar ja Alexander Hammerile määrati siis 10 aastat vangistust, vabanes ta 54, suri 74. Mis meil selle uurimise käigus küll välja joonistus, oli väga selgelt see, et kui ollakse julgeolekuhaardes, siis kogutakse tunnistusi nii kaua, kuni see süüdistus ükskõik kust kohast ka üles leitakse ja siis sobivad ka sündmused veel esimesest maailmasõjast. Nii et tullakse tagasi nii kaugele, kui see õige koht üles leitakse. Aga muidugi, kui nüüd rääkida kulakutest, rahvavaenlastest, nendest
sellest ajast, siis no siit saaks muidugi hulgi tuua neid näiteid erinevate ütluste kohta, mis viisid väga karmide tagajärgedeni. Tasub lugeda, kui nüüd kulakute ja rahvavaenlaste juhtumeid uurida, on ikka see 47. aasta ministrite nõukogu otsus, mis määras ära selle, millised on need kulaklikud majapidamise kriteeriumid. Ja mida ma sealt rõhutaks nendest kriteeriumitest, eriti on palgatööjõu kasutamine, põllumajanduslike masinate kasutamine, veskite ettevõtte maarent süstemaatilise tulu saamise eesmärgil, ülesost, kauplemine Saksa okupatsiooni ajal ja pärast seda. Vot nüüd see põllumajanduslik ja võõra tööjõu kasutamine, ehk siis ekspluateerimine. No, vot see nüüd ka naljaga pooleks, aga üks selline näide, mis paraku kui on võõra tööjõu kasutamine, mul ka alati meelde tuleb, on näide siis talust, kus oli sugutäkk ja mis see põhjendus oli, ekspluateeris täkuga ümbruskonna inimesi. Mõelge, mida tahate. Aga võõra tööjõuna võidi käsitleda loomulikult perekonna enda liikmeid, hooajalisi töölisi, päevalisi, kuigi see oli seadusega lubatud, aga ka haigeid, töövõimetuid. Ja võt siin ma teen nüüd selle põikega 60-ndatesse. Ja mida ma tahan markeerida sellega, et sellest süüst sa oled omanud võõrast tööjõudu, ei olnud võimalik millegi vabaks saada, aga pärast seda, kui sul oli karistus kantud. Hilda Kalpuse juhtum on see, tuli Siberist tagasi ja hakkas taotlema siis konfiskeeritud vara tagastamist ja oma talu kulaklike majapidamise nimekirjast kustutamist. Aga seda ei õnnestunud. Nimelt oli siis selle sama perekonna hoole all olnud aastakümneid vaimuhaige invaliidist tollal juba eakas proua ja kõik naabrid tunnistasid, et tegu on järelevalvet vajava invaliidiga, mitte võõra tööjõuga. Ka selle kontrolliks saadeti siis Tallinnast ministrite nõukogu erisektorist koha peale olukorda ja siis piirkonna elanikke küsitlema seltsimees Antson, kes siis pärast tunniajalist vestlust tegi järgmise hinnangu. Tegu on isikuga, kes jättis ära kurnatud orja mulje, aga tema mõistuses ei maksa kahelda, tegu on võõra tööjõu ekspluateerimisega. Siin nüüd neid motiive ei tasu sellest külaelanike omavahelisest suhetest siiski otsida, sest, ja mida ma tahaks öelda, on just nimelt, et need omavahelised suhted seal piirkonnas olid üsna head, sest et kõik need tõendid, mis on antud, on kiitvad. Seal seda sellist ärategemist või väga vihkamist ei leia, aga majas oli antud siis tarbijate kooperatiivi bilanssi ja seal oli kauplus sees, nii et mingit tagasiastmust ja Hilda Kalpusel soovitati siis üldse elama asuda Tartusse, tal on vend Tartus, mingu sinna, mis tal siin külas asja. Ja selles kontekstis ma tegelikult tahakski just, mis puudutab neid kulakute isikutoimikuid. Et see oli nüüd aeg, kus praktiliselt kõik majapidamised pidid teineteise kohta tunnistusi või tõendeid andma. Ja selleks nad tuli küll pooli valida ja see on hästi selline emotsionaalne kirjeldus tohutus koguses, aga väga hea näide sellest, kuidas võim inimesed sisse mässis, sa pead midagi kirjutama, sa pead midagi arvama. Aga nagu öeldud, kõik need tunnistused ei ole mitte kaebavad, vaid on ka väga palju toetavaid ja pikki toetavaid kirju
on ka neid, kus on 30-40 allkirja all ja inimesed julgevad veel ju teineteist toetada, aga siin on jah, tõesti see küüditamine, 49. aasta märtsi küüditamine teeb siin oma töö, et see tonaalsus pärast seda muutub ja sellist toetavat tunnistust me enam sel määral ei leia. Nii, aeg teeb kindlasti oma töö. Ma võtan viimase näite ja selle ma toon nüüd siis, kuidas siis töökollektiivides neid suhteid on siis ära kasutatud ja meeleolusid mõjutatud. Ja see näide on nüüd Tallinna Konservatooriumi partei koosoleku protokollist. Tegelikult see juhtum on nii palju pikk ja seal on nii palju tegelasi, et seda me siin ära teile ei jõua rääkida. 48 on siis tervikuna see aeg, kus sellised rünnakult kultuurivaldkonnas üldse intensiivistusid ja siin on siis nüüd see kampaania kriitikast ja enesekriitikast ja see on nüüd tõesti selle kampaania käigus, kui lugeda neid protokolle, siis need on sellised absurdi näited kuuluvad. Aga see kriitika muutus tollal siis koosolekute kohustuslikuks osaks. Ilma selleta nagu ei saanudki ühtegi koosolekut enam pidada. Ja no sellega on kruvitud neid pingeid hästi kõvasti üle, solvumisi on palju, solvanguid on palju, vasturünnakuid sellest kõigest tulenevalt on hästi palju. Ja nüüd see üks näide on ütlen ma siis edasi Filharmoonia tollase direktori Aleksei Stepanovi sõnadega. Mina nimetasin seltsimees Anna Klassi ainult 1 kord, aga tema nimetas mind 9 korda. See näitab, et me oleme väga tundlikud. Goldschmidt puudutas dirigent Prohorovi, kes ei mõelnud üldse esineda, aga siis ta esines. Ma ei tahtnud üldse klassi haavata. Ja niimoodi tuleb lehekülgede kaupa, kuidas instinktiivselt üks ründab teist ja teine kolmandat. Ehk, aga mis kõige hullem, see oli suurepärane viis, mida on kontrolliks vaja, infot. Kes selle info ütles? See ei ole enam julgeoleku poolt kokku pandud tunnistus, vaid need on oma kolleegide sõnad. Ja mis sellele järgneb? Loomulikult selline ebakindlus ja kahtluse alla, no ütleks, et kogu varasem suhtlus muutus üsna küsitavaks. Nii et sellisest koosoleku ruumis sai ikka korralik kohtusaal. Nii et seda kriitika ja enesekriitika kampaaniat, seda võib ikkagi selliseks täiesti rituaalseks mänguks pidada, millega siis testiti just nimelt selliseid suhteid, millised need on, ja väga tugevalt testiti inimeste enesevalitsust, kes kuidas reageeris nendele rünnakutele. Ka see on, nii et võib öelda, et see on selline üsna korralik puhastusvõte olnud. No mis ma kokkuvõtteks saan öelda, et kuidas seda teemat tervikuna uurida lihtne see ei ole, sellepärast, et mitte ühtegi seda lugu te ei saa kätte ühest allikast, selleks te peate tohutult palju erinevaid materjale läbi kammima. Kõigil nendel lugudel on oma eel- ja järellood veel, väga palju on kattelugusid. Need on tõesti pikkade sabadega loodega, sellest rääkida ei taheta. Nii et ei ole lihtne rääkida ja ei ole ka lihtne uurida neid teemasid. Nii, aga nüüd ma panen punkti ja selle koha peal. Tahtsin lihtsalt seda öelda, et kui samast perioodist võtta mõne kollektiivi protokollide raamat, siis selle sisu on tegelikult üks asi, aga palju huvitav on lugeda protokollide mustandite raamatut. Et ma sain kunagi kätte kolhoosi töövõit protokollide mustandite raamatu, kus on siis pärast koosolekut kõvasti toimetatud, mille põhjal siis tehti pärast see viisakam variant, mida võib-olla, saadi ilmselt juba aru, et keegi teine loeb seda veel pärast. Absoluutselt. Et see on, need on isegi huvitavamad. Ja ka nende protokollide osas ütleme, et need on palju
palju niisugused mahukamad ja sisukamad on nad kuni sinna 47-48. Pärast seda, ütleme, niisugused esimesed protokollid, neid on nagu korralikumalt kirja pandud, aga pärast muutuvad, lähevad niisuguseks ümmargusemaks. Aga muidugi jah, mis puudutab nüüd seda konservatooriumi protokolli, need on küll tõesti väga mahlakas lugemine. Seal on neid mustandeid ka päris palju, isegi mitte üks, vaid mitu. Jah. Et kui neid protokolle lugeda millest te praegu räägite, muide need esimesed protokollid, siis kui Nõukogude võim oli väga noor meil veel nii nimetatud Nõukogude võim, siis need on üsna lapsesuised, ma ütleksin, paraku. Aga mida aeg edasi, seda õigemaks nad lähevad sisuldasa. Aga algused, need esimesed, esimesed aastad niimoodi on väga sisukad, ma ütleksin, ja üsna ausad mõnikord isegi. Jah, on ju? On. Ja seal on ka see, et neid ei osata nagu pidada neid ja siis on küsitud, et aga öelge meile, mis siis protokollis nagu kirjas peaks olema. Täpselt nii see tundubki, et nad ei teadnud isegi, mida nad peavad kirjutama ja kuidas kirjutama. Aga nad kirjutasid midagi ja meil on sellest suur abi, ma leian. Ja siis oli infokogujatel ka muidugi abi. Seda ka kindlasti, jah. Kõik on kahe poolega.